No tšau, Kaidi siin. Täna loeme jälle Kiisu raamatut. Ja täna loeme sellist lugu Kiisu ja lammas Laura. Lammas Laural on seljas paks villakasukas. Laura käib 2 korda nädalas kepsutamisringis. Paksus kasukas kepsutamine ajab hirmsasti higistama. Higine kasukas näeb inetu välja. Lammas Laura läheb juuksurisse. Juuksur võtab käärid ja harja. Naks, 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 klõbisevad käärid. Sah, 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 teeb hari karva siledaks. Ongi valmis. Lammas vaatab peeglisse. Paksu kasuka asemel on seljas lühike karv. Sile ja siidine nagu Hiina hommikumantel. Lammas Laura määgib lõbusalt. Vaata, kui mõnusas juuksuritoolis ta istub. Ja siin on Hiina hommikumantel. Käärid. Vaata, kui ilusti ta tantsib. Nii. Koduteel kohtab lammas Laura Kiisut. Laura kingib Kiisule suure kotitäie kohevat villa. Kiisu teeb villast lõnga. Lõngast koob Kiisu käpikud ja sokid, kõrge kraega kampsuni ja naljaka tutiga mütsi. Korraga hakkab õues lund sadama. Lammas Laura lõdiseb. Tal on külm. Lammas Laura unistab oma paksust ja soojast villakasukast. Kiisu kiirustab Laura juurde kott seljas. Kiisu kotis on käpikud ja sokid, kõrge kraega kampsun ja naljaka tutiga müts. Lammas Laura ei pea enam külmetama. Aitäh sulle, Kiisu, määgib Laura. Oi, vaata, kotitäis villa. Oo, kas see on vespa või? Naljaka tutiga müts. Kas sina paned ka talvel soojad riided selga? Aga suvel hakkab soojade riietega palav. Siis on mõnus, kui saad kampsuni ära võtta, on ju. Vaata, täna ma istun siin õues ja ma tõin siia välja tuulekellad, sellepärast, et meil on õues natukene tuult ja siis on mõnus kuulda, kuidas nad siin helisevad. Vaatame, kas tuul tuleb neid helistama ja kõlistama. Need on Koši kellad. Väga mõnnad. Nii, loeme ühe jutu veel. Hobune Heinrich ei taha kiikuda. Nüüd sa saad aru võib-olla, miks ta ei soovi kiikuda. Uurime järele. Kiisu elab Kassiniidul. Kassiniidu küla juures on suur Kiigemägi. Mäe otsas on külakiik.
Oled sa näinud sellist suurt kiike? Kiisu ronib kiigule. Ta hoiab käppadega kõvasti kiigust kinni ja teeb hoogu. Kükk ja püsti, kükk ja püsti. Kiik saab hoo sisse. Tuul sasib kiisu karva. Hobune Heinrich kappab mööda. Hei Heinrich, tule kiikuma. Koos on lõbusam, hõikab kiisu. Hobune raputab pead. Hobune Heinrich ei taha kiikuda. Talle meeldib hoopis hüpata. Hobune Heinrich hüppab üle tuhkpuuheki. Hoppadi! Kiisu teeb hoogu juurde. Kiik hakkab kriiksuma. Kiisu naerab. Mis see siin on? Kas sa tead? See on veski. Vaata, kui suur kiik. Sellega saab ikka väga palju hoogu teha. Hobune Heinrich tuleb tagasi. Ikka kappadi. Kabjad klobisevad külateel. Tolmupilv taga. Tule siia, Kiisu, kutsub hobune. Ma tean, kes tahab sinuga kiikuda. Hobune teeb sadulakoti lahti. Sadulakotis on kiikhobu. Kas sinul on kodus kiikhobu? See on kõige vahvam kiikuv hobu maailmas, arvab Kiisu. Kiikhobu noogutab ja hakkab kiikuma. Nii tore. Vaata, siin oli juttu sadulakotist. Kui hobustel on sadul, siis selle sadula küljes on sadulakott. Ja sadulakotti saab panna igasuguseid toredaid asju. Nii nagu taskusse. Kiikhobu mahtus sadulakoti sisse. Väga tore. Üks jutt veel. Jah. Oota, kõlistame vahepeal kellukest. Hea küll. Nii, järgmine lugu on Kiisu ja munad. Kas Kiisu muneb? Ma ei teadnudki seda. Ma arvan, et Kiisu ikkagi ei mune ise. Kiisu maja taga elavad kana ja kukk. Kana muneb mune. Kukk teeb kikeriki. Käes on kevad. Aeg on mune värvida. Kiisu võtab suure korvi. Kana annab Kiisule 3 muna. Munad on ilusad, valged. Kiisu seab sibulakoored munade ümber ja paneb munad keema. Kui munad keedetud, on neil vahva pruunikas muster peal. See on sibulakoore muster. Iga muna on omamoodi. Kiisu paneb munad kaussi. Kutsu koputab aknale. Kutsul on kaasas 3 munalakiga värvitud muna. Kollane, roheline ja sinine. Kiisu ja Kutsu hakkavad mune koksima. Kõks. Kutsu kollane muna on katki. Tõks. Kiisu esimene pruunikas muna on katki. Põks.
Kutsu roheline muna on katki. Krõks. Kiisu teine pruunikas muna on katki. Prõks. Kutsu sinine muna on katki. Kiisu võit. Kiisu kolmas pruunikas muna jäi terveks. Kiisu paneb selle kaussi tagasi. Kiisu lippab kana ja kuke juurde. Kukk kireb. Kikeriki! Kana täna ei mune. Tal on puhkepäev. Kiisu kiidab kanamune ja kingib talle suure, priske vihmaussi. Vihmauss on kana lemmiktoit. Kas sina oled ka mune koksinud? Mulle meeldisid need hääled, kuidas nad mune koksisid. Kõks, tõks, põks, krõks, prõks. Niimoodi need munad katki lähevad. Aga kui sina teinekord sööd keedumuna, siis sina võid venna või õe või ema või isaga ka koksida või oma 2 muna kokku koksida. Niimoodi on lõbusam, on ju? Ja sibulakoortega saab väga toredaid mustreid munade peale keeta. Aga selleks on vaja natukene emme ja issi abi. Või vanaema ja vanaisa abi. Või õpetaja abi. Või kasvataja. Või lapsehoidja. Või vanema venna. Või õe abi. Tädide, onude. Meil on väga-väga palju inimesi ümber, nii et kui sinul on vaja abi, siis alati küsi. See on kõige parem viis, et teised teavad, et sa soovid abi. Varsti näeme!